Fotomuuseumi kollektsioonis on 4 esmapilgul udust ja igavat fotot, mis on pildistatud rongiaknast. Süübides aga lähemalt nendesse ülesvõtetesse selgub, et tegu on üliharuldaste ning kurbade kaadritega, pildistatud juunis 1941. Harri Kõlar küüditati sel ajal oma kodust Nõukogude vangilaagrisse. Harri ei suhelnud rongis eriti kellegagi, ka mitte nende meestega, kes Eesti piiri ületades uljalt hümni laulsid. Harril oli peale näriva südamevalu veel muudki tegevust. Tal oli kaasas fotokas, boks 6x9 negatiiviga. Ta ütleb, ma pildistasin piiri ületamist läbi vaguniakna. Mehed vagunis nägid muidugi, et ma pildistasin, aga ma olin ülemisel naril ja nad ei uurinud minu käest midagi. 2 aastat hiljem, 1943. aastal Kirovi oblastis asumisel olles, kutsuti kõik selles vagunis olnud mehed uurimisele ja küsiti, kes Nõukogude võimu kirus. Harri pääses õnneks edasistest lisarepressioonidest. Alles 1944. aastal ilmutas ta filmi ära ja 1989. aastal saabusid need fotomuuseumisse. Küüditatute vagunist pildistatud fotod Narvast ja Eesti ja Nõukogude Liidu piirist, Komoravka külast on haruldane dokument ühest õudsest sündmusest, mis paljudele Eesti inimestele osaks sai.